tere tulemast tagasi. Tänases saates veel. IF kindlustus muudab oma nime. Tammsaare parki kogunesid puudega inimesed. Ja nüüd kõigest lähemalt. Pikale veninud vaidlus IF kindlustuse ja Tarbijakaitseameti vahel on jõudmas lõpusirgele. Mäletatavasti nõudis Tarbijakaitseamet IF kindlustuse nime muutmist, kuna see on väidetavalt tarbijaid eksitav. Niisiis uuest aastast kannab IF kindlustus nime UN kindlustus. Täna keskpäeval võis linnarahvas näha tavatud pilti, sest Tammsaare parki olid kogunenud puudega inimesed. Ja tervist, miks te inimesed olete oma puudega niimoodi välja tulnud? No kuulge, ega see ei ole mingi vene aeg, kus igaüks istus oma puudega kodus. Et me oleme ju täpselt samasugused normaalsed inimesed nagu iga teinegi. Veel kommentaare? Mul näiteks lapsed on puudega. Ja üldse, teate noormees, tänapäeval me oleme vabas maailmas, ühinesime Schengeni õigusruumiga, nii et ma arvan, täiesti normaalne on näha liikumas puudega inimesi tänavatel. Selge, suur tänu. Vabandust, mis puudega? Mina ei ole mingi puudega. Mina jalutan siin niisama ringi. Aha, proua sealt. Mis puudega teie olete? No vaadake ise, mis siin on. Lepp on kaske põhiliselt. On mees. Tema on mul okas puudega. Tema ei saanud täna tulla. No selge. Suur tänu. Vabandust, härra. Kas on ka raske puudega? No, ega see kerge ei ole, aga proovige ise. Ja kuna kohe-kohe on siia saabumas ka politsei, siis näete lisa juba tänases krimisaates. Ja nüüd natuke ilma juttu ka. Kuna soojaõhk on kergem kui külm, siis ta tõuseb üles ja sellepärast on Põhja-Eestis soojem kui Lõuna-Eestis. Lõpetuseks aga midagi lühikest ja löövat. Nüüd aga välismaale. Nii ja vabandust, proua, mis puudega teie olete? Noh, ka vaadake ise siin, kaske on leppa põhiliselt. On mees, tema on mul okas puudega näiteks.